tere kallid televaatajad ja teiega oleme jälle mina Inni Vaarman ja Andro Roos ja meie saade Valepidi. Aga pole hullu. No jah, meil täna on süsteemi veadega, ikka juhtub. Nii, mina tahaks rääkida enda isiklikust valusest teemast. Kuidas suhtud sellesse, et võeti ära kolmandatel isikutel valimisõigus? No mis sa nii keerutad siin sihukest? Kes venelastel võeti ära? No venelastel ka päris ei võetud, et võeti ära Vene ja Valgevene kodanikel ja üldse tegelikult kolmandatest mitte kolmandatel isikutel, vaid kolmandatest riikidest ehk siis väljapoolt Euroopa Liitu pärit kodanikelt, kes omavad Eestis alalist elamisluba, kes siiamaani said kohalikel valimistel hääletada, nendelt võeti ära siis hääletamisõigus. Nii ja kuidas mina sellesse suhtun? Jah. Mina suhtun sellesse niimoodi, et ausalt öeldes, vaata, siin on nagu mitmed aspektid. Et üks on nagu julgeoleku aspekt. Julgeolek ei paranenud sellest. Et me saime väga palju nagu sisevaenlasi juurde nagu selles mõttes, kes riigi peale ammast tihuvad ja ka rahvusviha sai nagu tekkida sellepärast, et no ma saan aru, et näiteks sinu ema ka ju on mittekodanik, eks ole. Aga sina oled kodanik. Ja, mina olen kodanik. Mis me nüüd teeme? Nii et vaata, aga sellised on päris palju, ma usun, meie riigis ja ega need, kelle vanematelt näiteks ära võeti niimoodi see õigus, ega nende lapsed ka väga õnnelikud ei ole ja väga suure armastusega ei suhtu nagu äravõtjatesse ja lõppkokkuvõttes väga paljud laiendavad seda Eesti riigile nagu. Ütlen sulle ausalt. Ma ütlen nii, kui mina saan näiteks liiklustrahvi, isegi kui ma saan asja eest liiklustrahvi, ma olen ikka Eesti riigi peale vihane. Nii et kui mul hääleõigus ära, et minu emalt näiteks võetakse hääleõigus ära, ma oleks ikka vihane Eesti riigi peale. Ma ei ole vihane, ma ütleks seda sõna, aga ma ei suuda seda kokku, et ma olen šokis sellest, mis tehakse, sellepärast, et need inimesed elavad siin, nad panustavad sellesse riiki, nad teevad tööd, mitte keegi ei tee midagi halvasti ja siis järsku otsustatakse, kas nemad tohivad osaleda riigi elus või mitte. Aga ärge laske siis neid üldse siia riiki. Võtke pead maha. Oot, selle jätame ära. Ei, no aga miks vaata, kui öeldakse niimoodi, et need inimesed on nagu halvad ja vaata, minu jaoks nagu see küsimus on nagu ka selles, et vaata, kogu räägitakse, see on nagu propaganda, et justkui Venemaa ja Valgevene ja agressorriikide kodanikud hääletavad, et see jääb nagu siuke mulje, et kuskil Minskis ja Moskvas istuvad kodanikud ja hääletavad Moskva Eesti kohalikel valimistel, aga see ei ole ju niimoodi, et need on need inimesed, kellele Eesti riik on andnud püsiva elamisloa. Täpselt, kes on millegi pärast saanud selle elamisloa ja minu jaoks on täiesti haige, vabandage, aga 5 aastat tagasi, isegi vähem, enne kui algas sõda, oli täiesti okei, et pool meie riigist rääkis eesti keeles ja mitte keegi ei teinud teist eesti keeles, vene keeles ja keegi teine ei teinud sellest mingit suurt draamat. Isegi nagu peeti nii öelda, et vene keel oli kui teine keel meie riigis, sest olgem ausad, hästi palju venelasi elab Eestis. Ja täna öeldakse, et järsku keelati koolides rääkimine, kohe läks õppe eesti keelde, et vene keeles ei tohi rääkida. Ja nüüd me nimelt surume alla kodanikke, kes on siin väga pikalt elanud. Nagu päriselt. Lapsed on süüdi selles, et juhtus sõda. Need inimesed, kes elavad siin, on süüdi, et juhtus sõda või? Ma ei saa aru, miks süüdistatakse lihtsalt kodakondsuse pärast, kui sa oled venelane, siis sa oled halb, sellepärast, et toimub sõda. Nojah, eks sõja küsimustes me saame tulevikus võib-olla täpsemalt nagu teada, kes üldse süüdi oli nagu sõjas. Vahet ei, no selles ei ole tavaliselt. Kindlasti need sõja algatajad ei olnud Eestis. Selles me võime kindlad olla. Isegi Venemaal need agressioon ei lähtunud kindlasti nagu nendest Eesti inimestest, nendest elanikest, ütleme, kellel on Vene või Valgevene pass. Täpselt. Nii, kuule, aga vaata, ühes saates ma käsitlesin ka seda, ega ma väga muidugi teemast käsitleda ei taha, sellepärast, et inimesed ei taha väga mõelda nagu nendes küsimustes ja ma umbes tavalisi asju ka mainisin, nagu ma sulle siin ütlesin. Aga selle peale näiteks tuleb ikka sellised kommentaare nagu, et mis ila, kui Eesti passi ja kodakondsust pole, siis oma viga. Kuidas sa ütleksid selle peale? Mina ütlen niimoodi, et ma sain hästi palju
tegelikult see ei ole päris tõsi ka, ma ei saanud palju, aga ma sain ka negatiivseid kommentaare oma suurele postitusele. Noh, eks sa oled ka seda näinud. Ja. Isegi laikisid. Täpselt, ma olen üle 2000 laigi saanud, seda on üle 700 korra jagatud. Meeletus koguses oli kommentaare ja noh, tuli ka neid vastikuid, eks minule jäävad vastikud rohkem meelde, sellepärast, et see on mu isiklik nagu asi, mis juhtus. Ja tulid ka sellised, et miks su ema elades 30 aastat Eestis ei võta endale Eesti kodakondsuse? Mul on üks küsimus, miks ta peaks seda tegema? Ta on sündinud teises riigis, ta vanemad elavad teises riigis. Miks ta peab loobuma sellest, kes ta täna on? See, et tal on Vene kodakondsus, ei tee ta halvaks inimeseks Eestis. Ei, no ja me räägime ju tegelikult kohalikest küsimustest, et me ei räägi ka Riigikogu valimistest. Täpselt. Et kui inimene töötab koha peal, miks talle võiks olla kaasarääkimisõigust, et kus bussiliin jookseb näiteks tema kodu ja töökoha vahet ja kuidas tänavaid remonditakse ja kuidas üldse seda elu nagu koha peal omavalitsuses korraldatakse, et kui ta on seal maksumaksja, kui ta seal toimetab, see oleks väärikas tegelikult. Ei, aga siis mina arvan, et kui me võtsime sellise seaduse vastu, peaaegu võtsime, siis võtame seaduse vastu, et kõik kolmandast riigist tulnud isikud ei maksa rohkem makse. Jumala aus, meil ei ole sõnaõigust, neil ei ole sõnaõigust. No ja nad on vaata nagu nii agressiooni toetava riigi kodanikud, et see on nagu Putini raha pesupea Eestisse. Kuidas niimoodi? Ja Lukašenka, et ei tohiks nagu. Jah. Võtame maksud neilt maha, sõnaõigust neil ei ole. Tegelikult kuulates kogu seda, mis toimub, mul tulevad sõna otseses mõttes pisarad silma ja ma tahaks öelda, mul on selline tunne, et ma elan mingisuguses natsisti riigis, kus lihtsalt keegi otsustab, et ta võib mingit riiki maha suruda, sest tema niimoodi otsustas. Nojah. Ütleme niimoodi, et eks ajalool on komme nagu kuidagi niimoodi rattana veereda ja mina mäletan nagu neid aegu, kus ütleme, sa rääkisid keelest nagu siin, eks ole, nõukogude aeg. Mina mäletan nagu Eesti NSV aega ja ega muidugi seda ma pean ütlema, et kohalikud venelased olid mitte kõik loomulikult, aga oli piisavalt palju nagu neid, kes surusid oma keelt ja kultuuri peale Eesti NSV-s. Mis ei olnud kindlasti nagu õige, sellepärast, et isegi Eesti NSV ei oleks olnud Eesti NSV, kui siin poleks olnud eesti keelt ja eesti kultuuri ja kõike seda. Nii et aga väga palju olid sellised suurvenelasi, kes ikkagi oma keelt ja kultuuri peale surusid. Ja ma mäletan, ütleme, kui Eesti sai nii-öelda uuesti iseseisvaks, siis oli eestlaste hulgas väga palju seda kahjurõõmu. Vaata niimoodi, et nüüd te kuradid peate hakkama eesti keelt rääkima ja nüüd te peate tegema nii, nagu meie ütleme, eks ole. Ja sel hetkel võis see olla ka nagu arusaadav, et eks suurvenelased olid nagu maha surunud kindlasti nagu eestlasi. Väga palju oli seal üleliidulisi tehaseid ja üleliidulisi ettevõtteid ja üldse kohalikke ettevõtteid, kus tegelikult kollektiivi suur hulk oli nagu venelasi ja kollektiivi töökeeleks muutuski nagu Eestimaal muutus vene keel. Mis ei ole tegelikult selles mõttes õige, et eestlane ei saanud nagu eesti keeles rääkida, eks ole. Aga vaata nüüd see viha sealt on tegelikult Eesti rahvas 30 aastat edasi läinud. Praegu see viha ei ole enam ratsionaalne. Ja vaata, mida ma nagu öelda tahan, on nagu see, et väga paljudes see viha muidugi elab edasi ja on siiamaani, et me neile sittadele näitasime nagu, eks ole, põhimõtteliselt. Andke mulle minu niisugust väljendust andeks, et need kommentaarid ka nagu, mis siin nende videode all niimoodi nagu on, et mis ila see on ja niimoodi. Aga mida ma veel nagu öelda tahan? Et vaata, ajaloo ratas käib. Et Eesti NSV ajal olid, ütleme, suurvenelased näitasid nagu oma sugust jõudu. Siis ajaloo pendel läks niipidi, et Eesti NSV kadus ära, tuli Eesti Vabariik. Siis jälle olid eestlased niimoodi, me teile nüüd näitame, vaata. Ja nüüd nad näitasidki nagu kohalikelt valimistelt lõplikult nagu selle hääletusõiguse äravõtmisega. Ma ei taha midagi nagu ennustada või midagi nii öelda, aga kuna ajaloo ratas läheb edasi, ajalugu ei lõppe siin. Et Eesti vanasõna on ka, et kes viimasena määrab paremini. Aga kus me nagu praegu teame? Ütleme selle
need 97 Riigikogu liiget, et nemad just viimasena naeravad. Et vaata, asi on nagu selles, et kõige parem oleks ju nagu see, kui inimesed sõbralikult omavahel läbi saavad, erinevad rahvad. Et ei ole nagu see, et mina teen sulle ära, sina teed nagu mulle ära, eks ole, mina surun ennast sulle peale, sina surud nagu ennast mulle peale. Et kõige parem oleks nagu see, kui sõbralikult läbi saaks. Siis ei ole ka seda kättemaksmist nagu hiljem, kui ajalooratas peaks nagu pöörduma hoopis teises suunas. Ja fakt on see, et varem või hiljem ta pöördub, et see ei ole nagu ähvardus, aga see on nagu poliitikud, targad diplomaadid võiksid nagu sellega arvestada, et tegelikult et mitte kunagi ei ole niimoodi, et sa ainult võidad, lähed nagu edasi, teine peab nagu taanduma, et ühel hetkel tuleb nagu see, kus su edasiminek nagu peatub ja sa pead hakkama sammu tagasi astuma. Ja vaata, siis sa tahaksid küll nagu saada nagu seda, et sinusse hästi suhtutakse. Aga siis tekib teisel õigustatud küsimus, aga miks sa minusse hästi ei suhtunud? Ei no jaa, ma olen täiesti sinuga nõus ja tegelikult ma olen nõus ka sellega, et elades Eesti riigis, sa peaksid teadma seda keelt. Aga keele teadmine on üldse tegelikult teine küsimus. Praegu me räägime hääleõigusest. Et see pole isegi keele küsimus. See on hääleõiguse küsimus. Isegi kui sa eesti keelt ei tea, aga sul võiks olla ju sõnaõigus selles osas, et sa makse maksad tööl käid. Kus see bussiliin ikkagi läheb nagu? Ei no jaa, see on see, mille juurde ma algselt tulingi, et te tahate, et need inimesed, õigemini te lasite nendel inimestel siin elada ja siis lihtsalt te ei anna neile mitte mingisugust sõnaõigust. Ja tegelikult kõige hullem selles olukorras on see, et tegelikult tekib riigisisene sõda inimeste vahel ja mina tunnen seda väga hästi, kuidas surutakse venelasi. Te võite ükskõik mida rääkida, ma räägin puhtalt mõlemas keeles. Ja mul ei ole mitte kunagi olnud sellist olukorda, et ma kõnnin Ülemiste keskuses oma sõbrannaga, räägin vene keeles ja mind vaadatakse niimoodi nagu mingit vaenlast. Ma ütlen sulle ausalt, see hetk ma keerasin ringi, ma ütlesin, ma suudan eesti keeles ka rääkida ja mul on eestikeelne haridus. Oi, vabandust. Et tegelikult see, et mina oman kahte keelt ja nagu teie räägite vaenlase keelt, mina ei ütle, et see vaenlaste keel on. Tänu Venemaale on mul ema olemas. Täna vaenlane on me liitlane. Täpselt. Aga see, kuidas nagu riigisiseselt tehakse niimoodi, et eestlased hakkaksid rohkem vihkama venelasi, no ma ei kujuta ette, kui me jõuame vaata, aga see ongi kunstlikult tekitatud, see on jaga ja valitse, et päris küsimuste üle me ei aruta ju. Et juubeldati Riigikogus nagu selle üle, et ajalooline võit, kuigi ma ei saa aru, kelle üle nagu, eks ole. Aga riik jätkab vaesumist, mitte ainult riik, tähendab riik jätkab paisumist, aga rahvas jätkab vaesumist. Ettevõtlus laguneb, tööstused lähevad ära, põllumajandus kiratseb. Noored sõidavad ära, arutame seda, et kas kõrgharidust muuta tasuliseks, nagu me siin eelmine kord rääkisime, eks ole. Aasta jooksul 15 maksu. Uued maksud, jah. Tarkust ei tule juurde mõistust, välisinvesteeringud kaovad ära, investorid lähevad minema, jätavad Eesti maha, suurendame ainult kaitsekulusid, valmistume Venemaad võlvili suruma, olles ise relvad ära andnud Ukrainale eelnevalt, ei tea millega siis nagu, eks ole. No ühesõnaga, seda loetelu võib pikalt jätkata, et me ei lahendanud ühtegi päris probleemi, aga tekitasime ühe probleemi lisaks. Ma ei tea. Võite kommentaaridesse kirjutada, kas me siis räägime siin lollusi või mitte. Pange jah, et täielik ila on ja ma ütlen seda, et miks ei ole kodakondsust? Vaat üks veel eelmises saates mul kommenteeris Eesti Krooni saatel, et igal hallipassi omanikul on võimalus taotleda Eesti kodakondsust ja punkt. Aga vaata, mina nagu tegelikult ma noorema mehena arvasin ka niimoodi 90. alguses, et et Eesti kodakondsus ja niimoodi. Aga ega kodakondsus tegelikult lõppkokkuvõttes ei näita ju mitte midagi. Tänapäeval 100 aastat tagasi võis ta näidata, vaata, et oled Eesti kodanik, sa oled Eesti patrioot. Aga päris palju on ikka Eesti kodanikest mölakaid ka, ma ütleksin. Vähemalt on niimoodi, et reformierakondlastest Eesti kodanikud arvavad, et keskerakondlased on mölakad. Ja keskerakondlastest Eesti kodanikud arvavad, et reformierakondlased on mölakad. Ütleme, võib-olla mitte meie siin stuudios nii ei käsitle, aga ühesõnaga sõltub kummalt poolt sa nagu vaatad. Aga näiteks ma vaatan tänapäeval pragmaatiliselt, et me oleme Euroopa Liidus Eestiga jõudnud sinnamaani välja, kus tegelikult Eesti iseseisvus
ja kodakondsus tähendab meile rohkem nagu seda, et mitte, et me võitleme kuidagi Eesti eest või ajame Eesti asja, vaid et noh, me käsitleme seda niimoodi, et siis saab vabalt rännata ja siis tead, Eestis on nii vilets elu. Me läheme kolime perega üldse, tead kuhugil ära Hispaaniasse, eks ole. Et selleks on Eesti kodakondsust vaja. Väga paljude eestlaste jaoks ja venelaste jaoks ka, kellel see on nagu, et reisimiseks, aga see ei ole ju patriotism nagu selles mõttes ja see ei ole ka Eesti riigi mõte, et omada kodanikke ja olla Euroopa Liidu liige selleks, et endal on siin hästi sitt elada nagu, eks ole. Maksud tõusevad, midagi bürokraatiat on hästi palju, ettevõtlust teha ei saa normaalselt. Riik istub kukil, et siis välja kolida soojale maale, vihma ka sajab siin ja külm on, eks ole, et ei taha olla siin. Et isegi kui sa vaene oled Hispaanias, on parem nagu päikese käes vaene olla ja maksimast kui Eestis nagu vihma käes, eks ole, kuulata seda möla. Ja noh, ma ütlen seda, et vaata, on inimestel objektiivsed ja subjektiivsed põhjused, miks nad ei taha taotleda näiteks. Näiteks vaata, kui mina täna, ma ütlen ausalt, kui minule täna oleks võimalus taotleda Ameerika kodakondsust, ma ikkagi mõtleksin nagu seda. Aga miks mitte? Ühesõnaga, kui mul Ameerikas oleks võimalik tegutseda paremini, ma näen, vaata näiteks Trump võtab bürokraatiat maha, alandab maksusid, eks ole. Ma näen seda, et siin minu teened ei vajata siin Eestis, siin pressitakse mind nagu maaligi. Ma võin olla Eesti patrioot ja väga armastada eestlasi, Eesti maad, Eesti loodust, ma ei tea, mida iganes, mis see patriotism nagu tähendab. Aga ma isiklikest kaalutlustest võin ikkagi teatud tingimuste vastu võtta Ameerika kodakondsus ja öelda niimoodi, et sorry, aga ma ei taha enam Eesti kodanik olla. Kuigi sa oled üks suurimatest patriootidest, keda mina tunnen. Nii et ja samamoodi võib ju olla neid ka nii-öelda vene rahvusest inimeste hulgas, ega siis rahvus ei tähenda midagi ja ei tähenda seda, et ei või patrioot olla ja ka nende hulgas, kes ongi vene kodanikud või Valgevene kodanikud on siin elanud, aga neil on võib-olla kinnisvara seal, eks ole, neil on võib-olla sugulaste kalmud seal, nad ei taha hakata taotlema mingid viisasid asju. Kui sul ongi nagu on see kodakondsus, siin on elamisluba, sa saad üle piiri lihtsalt liikuda. Võib-olla tõesti, kui oleks riikide vahel nagu normaalsed suhted niimoodi, et ei ole niimoodi, et tahad Venemaale reisida või Valgevenesse, et siis pead läbi mingi ilge kadalipu nagu käima. Ma pean ütlema, ma kunagi olen Valgevenes käinud ja Venemaal olen ka käinud. Tegelikult ma käinud Venemaal, ma käisin Petserimaal, see on ajalooline Eesti osa, eks ole, aga täna Venemaa käes. Ilmus kadalip oli see viisa taotlemine asi, et tegelikult sel hetkel mõtled küll niimoodi, et aga kui oleks topeltkodakondsus, et oleks siin ja seal, aga miks mitte nagu? Ei, ma olen sinuga nõus, aga ma ütlen sulle niimoodi, et tegelikult need, kellel on Vene kodakondsusega Eesti elamisluba, paljud kardavad üle piiri minna. Näiteks isegi, kui neil on vanemad, nad ei julge üle piiri minna, sest nad kunagi ei tea, kas lastakse neid tagasi praeguses olukorras. Kui niimoodi nendesse suhtutakse. Nojah, aga ega see ongi ebaloomulik tegelikult. Riikide vahelised suhted peaksid olema inimlikud. Ja teate, me oleme kõik inimesed, me peame austama üksteist, me ei tea, suhtuma üksteisesse normaalselt, kui me lihtsalt vihkame kõike, siis mul on üks küsimus, et nagu, miks me üldse eksisteerime selles maailmas, nagu milleks? Ma ei tea, mul ei ole rohkem midagi. Davai, paneme karbi kinni. Ja täiega.